Kui võõraid ei ole, siis koerte hotelli elanikud nii suurt lärmi ei tee. Aga kaamera ajab ju elevile. Koerad käivad meil siin mõnest tunnist kuni seesama Ilmarine, kes meil siin praegu hoida on, et tema on meil nüüd 2 kuud olnud. On ilmselt mõnda aega veel. Omanikule maksab ööpäevane hoid 25 €. Väga pika hoiu puhul räägitakse hind läbi. Aga toidu, mis võib olla väga spetsiifiline, toob igaüks oma loomale ise kaasa. Ilmarine on lihtsalt väga tore ja sõbralik. Temaga on tore mängida, sest ta on tõesti selline hea seltsiloom. Bulldog on enda perekoer. Tema on Inglise bulldog. Tema on selline, Inglise bulldogid teada tuntud põikpead on ju. Et näha on, et ta ajab oma asja kogu aeg. Tema on Pixi. Võitluskoeraks aretatud bulldog võib ka kuri olla, kuid mitte Pixi. Hotellis olev samasugune põikpea hoiukoer on Prantsuse bulldog. Temaga tuli kasutada erivõtteid. Tal on natuke kiiks, et kui teda hakatakse kuhugi nagu suunama, et siis talle see väga ei meeldi. Hetkel me ühitasime tema boksi selliseks, et ta saaks oma boksist otse õue ja õuest otse boksi, et ei oleks seda tema seda sunnitud suunamist, et siis ta lepib meiega kenasti. Ja siis on meil see Lamstaff, kes on ka selline, et ta inimesega on super sõber, aga teiste koertega võib-olla mitte nii väga. Kuidas nad seal ühes toas siis hakkama saavad? Igal ühel on oma see piiratud ala seal boksis on ju, et siis ei ole nagu sellist tüli kohta ei saa tekkida. Tema on Jack. Tema on minu enda koer. Tema on meil nii-öelda hotellitööline. Ta käib siin mängimas teistega, et ta on kõigiga hästi sõber ja lõbustab teisi. Tema on Labradori retriever. Peale Jacki on peres veel üks samasugune must labrador nimega Pudi. Iiris ja Rene Rosin asutasid oma koertehotelli 3 aastat tagasi. Iiris töötas varem 8 aastat loomakliinikus loomaarsti abilisena, sealt tuli mõte koertehotelli pidama hakata. Kuidagi tundus nagu loogiline jätk sellele. Loomadega töötamist ma nagu ise arvan, et äkki oskan. Et siis tegime nii, et saaks olla laste kõrvalt rohkem kodus, et siis tundus nagu süke variant, mida võiksin maakohas teha. Lapsi on peres 3, täpselt nagu koerigi. Kas ma võin võtta palli või? Hotellikülalised lastakse jalutama juba enne pere hommikusööki. Viimane käik on enne magama minekut. Kõik saavad päeva jooksul õues mängida ja joosta. Kui vaja, siis eri aegadel. Sellest seltskonnast nüüd vaadata, kes siis teiste koertega koos ei saa välja saab mängida? Pigem need bull-tüüpi koerad kõik, et ongi need Amstaffid, Staffid, erinevad bulldogid, sellised nagu tegelikult väga hästi nagu kõigiga ei klapi. On kindlasti erandeid. Aga kõige lihtsamad koerad? Retrieverid erinevad. Ja need samad kelpid, kes seal ilmselt Kisamil toas tegid, need tegelikult on siin kambas väga mõnusad. Kõige kaugem hotellikülaline on olnud Soomest, aga muidu ikka Eestist. Näiteks Ilmarine on Narvast meile tulnud, aga Tallinnast on meil päris mitu klienti käivad. Ja pigem see Lõuna-Eesti pool, Kesk-Eesti on meie kliendid. Kas Narva koer saab eesti keelest aru? Tema saab väga hästi eesti keelest aru. Ta on Eesti perekonnas. Just. Tema räägib eesti keelt täitsa. Aga ka vene- ja ingliskeelsete koertega on hakkama saadud. Ei ole probleemi olnud. Need koerad on polüglotid. Ei, ma ise räägin nendega lihtsalt nende emakeeles nii-öelda. Kõige tihedam aeg on nädalavahetused ja suvi, kui loomaomanikud tahavad reisile minna. Kõige rohkem koeri korraga on olnud 15. Meil ei ole selles mõttes maht väga suur hetkel, et meil on tegelikult 8 boksi ja see 15 oli ka niimoodi, et me võtsime veel enda juurde tuppa sinna ja ma panin veel selliseid lisabokse endale siia üles nende puuridega, et aga 15 ja jaanipäeval oli 15 koera. Et siis oli päris hullumaja. Hotellis on ka pesemisnurk ja föön olemas, nii et kui omanik soovib, saab ta siit vast pestud ja föönitatud lemmiku koju viia. Mis on kõige raskem? Võib-olla see, et puhkeaega on raske sättida endale, sest olen ju nagu kogu aeg tööl nii-öelda. Aga selles mõttes, et ega ma saan seda tempot ise sättida natukene. Aga mõeldes nüüd nagu palgatööl käimisega võrreldes, ma olen siin kuidagi rohkem rahul, jah. Mõnusam on. Kuigi õu on omasid ja hoiukoeri täis, on ikka veel vähe. Jacki ema on tõuparim labrador, oli eelmine aasta retrieverit erinäitusel. Et nüüd on meil selles uus pesakond sündis just. Sealt plaaniks endale veel ühe jätta.